detrás van a morir aquí.
tere õhtust, armsad sõbrad, kolleegid, lapsevanemad, toetajad, kallid külalised. Teie ees oli meie selleaastase gala etendus. Ise tehtud, hästi tehtud, olgu siis üksi, kaksi või kambakesi. Nüüd on see aeg, et me kutsume lavale ka kõik need õpetajad, kes neid lapsi igapäevaselt õpetavad, kes siin meie laval näha olid etenduses tantsimas. Ja kui on vähegi võimalik, siis kui teid nimetatakse, lehvitage või tehke midagi seal. Neid on seal 120 inimest, et me ei hakka ette tulema, siis me ei saa siit kunagi ära. Nii, teie ees täna olid Karoliina tantsustuudio, Ciara tantsukool, T7 tantsukool, Error tantsukool. Ikka lähme ette ja kummardame ka merre, see ei käi nii. ETA tantsukool oli Face tantsukool, Ian Dance Company, Just tantsukool, Studio Tote tantsukool, Tantsuansambel Nepossede, Live Dance tantsustuudio, Tantsuteater Polli, Chate tantsukool, S-stuudio, Tantsutsoon tantsukool, Tantsukollektiiv Zagatka, VAT-stuudio, Kullo KT stuudio. Nagu nägite, siis õpetajad pikalt kummardama ei jäänud, ehk et lähme edasi nende juurde, kes selle etenduse tänaseks lavale tõid. Etendus valmis koostöös Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia agentuur. Eesti Muusika- ja Teatriagentuur, Akadeemia, ütlen veel 3 korda, või plaksutate vahepeal? Kordan iga-aastast lauset, harjutad ja lõpuks on ikka nagu ämma juubelil. Nii, what a ride. Magistrid, my dear students, your time. Please welcome. Juhendaja Jüri Nael. Muusikaline kujundus Kimberly Williams. Kim, your time. Ta räägib eesti keelt ka. Kuidas sulle meeldis? Väga meeldis. Thank you very much. I think you all time work with children now. Suur tänu!
selline reis oli neil mitu kuud. Kui nad nüüd õigesti mäletavad, siis nad peaksid lavalt ära minema. Et ma nii kaua räägin, kui nad hakkavad minema. Täna oli meil selline tegelikult tore ja pikk päev, et hommikupoole nad tegelikult panid täna selle etenduse kokku, mida te nägite. Nad harjutasid neid erinevaid koreograafiaid alates oktoobri algusest, aga see etendus valmis täna, nii nagu ETHL-i gaaladel tavaks, samal päeval pannakse see kõik kokku. Päeval oli meil ka väga tore esimene tantsuhariduse konverents, kus me rääkisime nii julgeolekust, nii sellest, kuidas tantsuõpetaja oma ärevuse ja raske tööga hakkama saab. Meil oli üks väga šarmikas paneel, kus meie tuntud tantsuõpetajate abikaasad rääkisid elu võimalikkusest tantsuõpetajaga. Ja peale lõunat oli meil veel üks tore paneel, kus me rääkisime sellest, kus ja mis on tantsuharidus täna, kust haridus antakse, kust seda on võimalik õppida, ehk et pealkirjaga, kust tulevad täna tantsuõpetajad. Iga aasta on Tantsuhuvihariduse Liidul ka kombeks tänada oma häid koostööpartnereid ja teisi inimesi, kes on silma paistnud ja meile toeks olnud. Esimesed 2 tänu lähevad Haridus- ja Teadusministeeriumisse, 2 toredale inimesele, neid täna kahjuks kohal ei ole ja selleks, et aega kokku hoida, ma ei hakanud lavale tooma seda tänukirja, aga suure aplausiga me tahaksime tänada Tormi Kotkast ja Airi Park. Me soovime väga tänada veel ühte toredat koostööpartnerit, kes on olnud aastaid meil koolitaja ja kes on aidanud aastaid jäädustada ka meie kauneid hetki. Hea publik, võtke nüüd välja mobiiltelefonid, sest meie tänu läheb meie tänasele fotograafile Eva Gramm. Ta ütles, et ta läheb teeb tööd edasi. Meil on teine tänu veel. Me täname veel pikaaegset koostööpartnerit, kes on meiega seda gaalat koos teinud algusest saadik. Nüüd teine kaameramees hakkab tööle. Suur tänu sulle koostöös, Sander Leebrecht! No nii, nüüd on üks asi jäänud veel. See oli umbes 10 aastat tagasi, kui ma sain ühe telefonikõne ja üks tore inimene kutsus mind kohvile. Selle telefonikõne ja kohvitamise tulemusena loodi Eesti Noorte Tantsuühing. 2 aastat hiljem, nagu selles filmis Kevadine kärbes, olud on sellised. Olude sunnil, võimaluste vaates, kokkuleppel ja tema hea nõuande toel sündis meie tänane Eesti Tantsuhuvihariduse Liit. Mida reis? Edasi läks nagu ikka. Rohkem alla, paar korda üles ka, aga sõit oli metsik. Aga siin me oleme. Me oleme organisatsioon, kellega arvestatakse, me püüame oma liikmetest lugu pidada ja kõik suuresti tänu temale. Ta süttib kohe, kui jutt läheb tantsule ja huviharidusele. Ta on üks neist, kes tegelikult ka usub, et tants võib muuta inimese elu. Et huviharidusega tegelemine õpetab süvenemist, keskendumist ja distsipliini. Omadusi, mis jäävad ka siis,
kui inimene tantsupõrandalt edasi liigub. Ta räägib kirglikult sellest, et huviharidus ei tohiks olla mingi lisa, vaid on päris haridus, mis aitab lastel kasvada loovateks ja teadlikeks inimesteks. Ta on andnud suure panuse sellesse, et tantsuhuviharidus Eestis oleks nähtavam ja professionaalsem. Täname sind, meie liidu ja kogu huvihariduse valdkonna arendamise eest. Oled teinud seda pühendunult ja südamega. Aitäh, et oled loonud tee ja näidanud suunda. Jane Miller-Värnamägi. Aitäh! Võtan täiesti omaks, et on tõesti äge reis olnud ja täpselt sama kirev, nagu oli tänane etendus. Tahan öelda, et siit tantsuvaldkonnast on lihtsalt nii palju kaasa võtta, et täna, kui ise olen sellises õpilase rollis, siis ma võtan siit kaasa selle valmiduse pingutada, olla järjekindel, võtta kaasa need ägedad emotsioonid, mis tulevad koostööst ja meeskonnatööst. Tantsus ei saa teisiti. Samas on tantsuvaldkond äge, mida me nägime ka täna siin laval, et see täis eksperimenteerimist. Ja täna sellises muutuste maailmas ei ole paremat oskust, kui ühel hetkel teha kõigiga koos täpselt ühte väga lihvitud ja viimistletud osa ja teisel hetkel improviseerida kõiges, mis sinu seest tuleb. Ja ma tänan teid kõiki, siin on nii palju inimesi, kellega on saanud need erinevad algused sellise sidusa teekonna ja ongi valminud sellised juba traditsioonid ja mul on hea meel, et tantsuvaldkond oskab ka tähistada. Palju õnne meile! Tantsuhuviharidus on väga äge valdkond ja jaksu kõigile, kes te sellesse panustate. Aitäh! Ja kohe jõuab kätte Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu poolt välja antava Gerd Nego nimelise tantsuõpetaja preemia saaja selgumine.
Gerd Nego nimelise tantsupreemia õpetajale üleandmiseks kutsun lavale tema õpilase Karoliine Suhhovi. Head kolleegid, tantsusõbrad ja külalised. Tants on liikumine, mis ühendab keha ja hinge. See on keel, mida mõistavad kõik. Ka need, kellel on vahel raske sõnu leida. Just sellist tantsu, mis sünnib südamest ja loob ühendust inimeste vahel, on Paul Popov õpetanud ja selle õpetuse järgi elanud aastaid. Paul on õppejõud, kelle tunnid ei piirdu kunagi pelgalt sammude ja rütmidega. Tema tundide oluliseks osaks on rõõm, julgus ja eneseusk. Ta on õpetaja, kes oskab näha igas õppijas potentsiaali, olgu see üliõpilane, harrastaja või puudega inimene. Oma pühendunud tööga on Paul andnud Eesti tantsumaastikule palju enamat kui teadmisi. Ta on eeskujuks inimlikkusest, kannatlikkusest ja siirast kirest tantsu vastu. Täna on meil suur rõõm ja au anda Gerd Nego nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia Paul Popovile, pedagoogile, kelle õpetused ja elutarkused on nüüdseks osa Eesti tantsuajaloost. Noogutage, kui te aru saite. Paul olen väga vilets rääkija tegelikult. Oleks ma teadnud, et see päädib selle preemiaga, oleks ma kodus ette valmistanud vähekene. See oli üllatus tõesti. Aitäh. Ja tahaks tänada loomulikult oma naist, kes on vastu pidanud kogu aeg selle pikka aja niimoodi, et need, kes üles seadsid ja kes pidasid preemia vääriliseks. Aitüma kõigile ja soovitan inimesi, kes veel pole kohtul puudega inimestega. Need on imelised inimesed, et õpetajad katsetega ja ma arvan, te näete, et tulete alati rõõmuga tunnis tagasi. Aitüma kõigile. Aitäh tunnis. Tantsuõpetaja on ilmselt üks kõige raskematest töödest maailmas. Meil päevases paneelis selgus, seal kus tantsuõpetajate abikaasad ja elukaaslased rääkisid, et siis kui teistel inimestel tööpäev lõpeb, siis tantsuõpetaja läheb tööle. Kui sa oled veel koolipidaja, siis see on 24/7. Et tantsuõpetaja on kindlasti kõige suurema tähega õpetaja. Ja ma olen väga tänulik kõigile, kes te leidsite aega täna tulla meiega koos tantsu pühitsema, rõõmu tunda meie laste eest, kes tantsivad. Ja neid on palju, neid on kordades rohkem, kui see lava ära mahutas. Meie gaalat jääb lõpetama selle sama tööprotsessi käigus. Meil on alati gaala ettevalmistuses erinevad protsessid, milles siis õpilased, noored saavad osaleda üle Eesti. Valmis ka tantsufilm, lühifilm. Autorid olid Markus Jan Monak ja Anne-Mai Sepp. Neid kahjuks ei ole kumbagi täna siin. Üks tantsib Vanemuise laval ja teine filmib järgmist filmi. Aga seal osales hulka lapsi noori.
see oli nende jaoks täiesti teine kogemus, täpselt nii nagu etenduse puhul, ma arvan, kõige suurem kasu või see, mis nad kaasa võtsid, oli see koostööprotsess, see loomeprotsess, teha koos professionaalidega, välismaalastega. Vahepeal me naersime juba, et küsisin, mis te selga pidite panema, ega me väga täpselt aru ei saanud ka, aga võib-olla see on keelebarjäär. Aga kõik on võimalik lahendada, sest tants on see valdkond, millel ei ole keelt. Eks ju, sa ei pea oskama seda keelt selleks, et tantsida, sa võid koos tantsida ja õppida keele selgeks. Et siin on hulganisti plusse, selleni me ka täna jõudsime. Aga jah, nüüd teie ees, esimest korda esilinnustub meie tantsulühifilm Koos ja üksi. Peale seda filmi me saadame teid rõõmsalt kõiki koduteele. Me täname veel üks kord ja kuna meil on alati see, et see Hiiumaa praam läheb, on ju, see kell, siis täpselt see kell peab kõik läbi olema. Suur aitäh ja kohtume kõigiga järgmine aasta Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Nüüd aga tantsu lühifilm.